olge teie täiskasvanud. Mina viskan Pirnisüdame alati kompostikasti. Miks teie seda ei tee? Toidujääde ei ole ju prügi. Anna see loodusele tagasi. Sellest saab viljakas muld, mis on ju minu tulevikuväärtis. Kui sa veel ei oska kompostida, siis vaata kompostiljon.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, head kuulajad, alustab Digitunni saade tehnika uudiste kokkuvõttega eelmisest nädalast Eestist ja kaugemalt. Mina olen saatejuht Hans Laugas ja minu kaassaatejuht Henrik Roonemaa on läinud selle saate ajal ära natuke soojema päikese alla, aga minu kõrval on siin saates täna Glen Pilvre tehnika maailmast, tehnika TV-st ja üldse tehnika universumist. Ja räägime Gleniga saate teises pooles pikemalt väga põnevatest vidinatest, mis meil siin täna on. Meil tuleb selline saade, kus me paneme käed külge ja vaatame oma silmaga üsna selliseid omapäraseid masinaid. Alguses räägime natukene uudiseid sellest, kuidas on Skype'i aeg on nüüd Eestis ametlikult läbi saanud. Vaatame korraks otsa jälle levinumate salasõnade sellisele tabelile ja kas sellest on midagi õppida. Arutame korraks seda, kuidas Apple erinevalt Google'ist piirab neid äppe, millega näiteks vanemad saavad ise piirata laste ekraaniga aega. Ja siis nagu öeldud, meil on siin väga veidraid, ekstravagantseid kaameraid, meil on asju, mida saab pähe panna nendest ja veel ka kaamerad saab taskusse panna, nii et selline digitund tuleb täna. Digitund. No kes eelmisel nädalal liikus Mustamäe kandis, kus on meil suur tehnoloogialinnak, Tallinna Tehnikaülikool, seal on palju tehnoloogiaettevõtteid, see teab, et seal on ka kuulus Skype'i maja. Nii sisult kui vormilt, sest maja küljes oli Skype'i logo, maja sees oli mitu korrust kontoripinda, kus inimesed töötasid Skype'i kallal, seal tehti ajalugu ja sellest on saanud Eesti IT-loo, eduloo selline tugisammas, millel just kui nagu peaaegu kõik püsiks. Eelmisel nädalal ronis sinna kõrvale üks kraana, mehed kruvisid maha Skype'i sildi ja panid asemele Microsofti sildi. Iseenesest uudis, mis läheb nagu valgusreklaamide maailma, ei puuduta ju tegelikult mitte kedagi. Aga märgilises mõttes on nüüd pandud lõplik punkt Skype'i ajastule Eestis. Ja igaüks ise teab, kas tõstab klaasikese või valab pisara selle puhul, aga võib-olla siin võime ka meelde tuletada Skype'i ajalugu, et tegelikult kas sa tead, mis aastast Skype meid rõõmustama tuli? Skype, see väga hea, sa otse eetrist teed Viktoriini, siis ma peaks ütlema sulle, see võiks olla 2000 alguse, 2003 oli tegelikult ja Microsoft ostis ta ära, siis 2011. Ja selline huvitav fakt ka veel, et 44% siis töötajatest ongi selles samas majas olnud, mille silti nüüd vahetati. Aga see Skype, mida kõik teame, see on see programm, me arvutades töötab telefonis, millega helistame, siis see on juba pole saladus, et selles samas majas tegelikult juba tükk aega tehakse igasugu muid asju Microsoftile. Ehk siis ei ole see, et sees arendatakse Skype'i ja nüüd vahetati ära ja pandi kinni. Et nüüd on meil ametlikult olemas, siis nüüd on selge ka, nii sisu kui vorm on õige, et meil on Microsofti arenduskeskus Tallinnas ja selles mõttes ei ole eriti muutunud midagi. Nii et oleme siis rahul sellega, et Skype'i lugu oli selline nagu oli ja nüüd on meil Microsoft üks maailma kõige suurematest tehnoloogiaettevõtetest, kellega seostub muide eelmisest nädalast veel üks uudis. Microsoft jõudis oma siis börsi turuväärtuse mõttes verstapostini. Kõige võrstapostini, kuhu jõudnud ainult paar ettevõtted. Eelmisel aastal Microsofti turuväärtus jõudis $1 trillioni. $1 trillioni, mis näitab, et ettevõttel läheb ülihästi viimastel aastatel, et on väga hästi läinud käima. Nii et meil on $1 trillioni ettevõtte esindus Mustamäel. Nii on. Selline meenutus Skype'i loo lõpust, aga räägime korraks sellest, et ühest sõnast, mida me igaks kasutame, aga loodetavasti meil kõigil on see sõna erinev, salasõna.
nimelt on siis aeg-ajalt tehakse kokkuvõtteid lekkinud salasõnadest selle järgi, et mis on maailmas kõige levinumad salasõnad ja seega ka kõige halvemad. Sest kui sa kasutad salasõna, mis on levinud, millest teistel on samasugune salasõna, siis on see väga halb, sest see on väga äraarvatav. Ja nüüd viimase aasta kokkuvõte, 2018 aasta kokkuvõte, üks ettevõte Splash Data on selle pandud ritta. See ütleb, et seal edetabeli tipus on ikkagi asjad üsna samad. Eelmise aasta kõige levinum parool oli 1, 2, 3, 4, 5, 6. See on vist kogu maailmas nii. Kogu maailmas. Eestis ka samamoodi muidugi. Ja Eesti tabel on ka olemas, aga nagu vaadata korra seda maailma asja, siis sinna 1, 2, 3, 4, 5, 6 võib panna lõppu veel paar numbrit, 7 ja 8 ja 9. Või ka tagurpidi 6, 5, 4, 3, 2, 1, ehk siis need on inimesel kõige lihtsam käe all olevat klahvi kombinatsioon, mida sisse lüüa, mida kasutatakse kõige laiemalt ja mille puhul võib olla kõige selgem, et see on täiesti ära arvatav. Ja muidugi paroolide koha pealt, me oleme seda alati muidugi öelnud, et mõistlik ongi üldse panna mitte mingi sõna, vaid kui sa tänapäeval räägid sellest, kui lihtne on paroole ära arvata, siis küsimus ei olegi niivõrd selles kombinatsioonis endast, kuivõrd selles pikkuses ja sümbolite arvus, eks ole. Ehk et tegelikult ei ole suurt vahet isegi, kas sa paned sinna 1, 2, 3, 4, 5, 6 või paned sinna mingisuguse muu nime, kes iganes see on, eks ole, sest et seda ära arvata põhimõtteliselt on sama raske. Et loomulikult 1, 2, 3, 4, 5, 6 võib iga üks lihtsalt proovida. Et seal on nagu see väike erinevus, eks ole. No leidsin siia kõrvale selle Eesti, mis puudutab Eesti kontosid, eks on. Muidugi hea küsimus on see, et kuidas need paroolid üldse siis tabelisse muidugi jõuavad, sest tegelikult inimeste parool peaks olema nii privaatne, et see on krüptitud igas faasis. Aga need mingi nipiga ikkagi on kusagil sellised vuntsidega mehed, kes tegelikult vaatavad, mis su parool on siis teatud keskkondades. No ilma vuntsideta mehed võib-olla, kes hoiavad neid parooli nii lohakalt, et kuskilt, et miljonid paroolid lekivad, siis seal hulgas on palju neid Eesti lõpuga meiliaadresse, mis siis viitab, et Eesti inimese parool see on. Teistpidi parool näitab ka võib-olla mingit sellist rahvuslikku identiteeti natukene, et kui ma vaatan Eesti paroole, siis eestlastele väga meeldib mina ise, maasikas, killer ja kallis. Sa jätsid vahele number 5. kohal lammas. Lammas, tõsi. Ma ei tea, kas see on selline armastus mingisuguse toreda talulooma vastu või mingi vihje, et see, kes peeglist vastu vaatab, kes selle parooli valib, et see inimene on lammas. Võib-olla see on enesekriitika. Lollakas on ka veel. Lollakas on mina ise. Mulle tundub, et see inimese tihti see mõttemaailm ei lähedast endast kaugemale, et see puudutab teda ennast. Aga tegelikult killer on muidugi päris hull lugu, et selline parool on, aga näed. Ei mõni sõna, mida sa just praegu ütlesid, võime ju öelda, näiteks armastus on nüüd, kui ma loen kokku 8 tähemärgine parool, see on parem kui 6 on ju. Aga mis on selle probleem? Ta on ikkagi nii-öelda sõnastiku sõna. Ja see on kõige lihtsam viis parooli hakata lahti murdma. Kõigepealt võtad ette sõnastiku ja kui see klapib üks ühele, see on väga lihtne, et üks parool ei tohiks olla, ei leiduda sõnastikku. No jah, siia korduvalt seda nõuannet on antud, et tegelikult võiks parooliks panna mingisuguse tillukese lause ja sinna mingi number ka veel sisse. Ja siis on juba parem. Et vähemalt igaüks ei, kas või pane, et kallis killer on armas või mida iganes, eks ole. Ja see ei ole lihtsalt ka nagu rumal või piinlik olukord, et su parool on seal kõige levinumate edetabelis, vaid see tähendab seda, et sinu kontosse on väga lihtne sisse minna. Nii ta on. Et ainult proovi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja oled sees. Räägime pärast väikest pausi edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja räägime korraks ühest eelmisel nädalal juhtunud väiksest vahejuhtumist, mis tundub esmapilgul mingisuguse ühe firma ja paari firma omavaheline asi, aga tegelikult annab põhjust natukene laiemalt aruteluks. Nimelt Apple pani kinni New York Timesi raport uudise põhjal, pani kinni hulga äppe. Lihtsalt ühel päeval äpid kustutati ära rakenduste poest ja enam paigaldada ega levitada. Ja need äpid olid kõik sellised, mis andsid nagu teenused, mis andsid vanematele võimaluse oma siis järeltulija seadet kuidagi juhtida või jälgida või piirata sellel tegutsemist, et mis äppe seal saab kasutada või mitte. Iseenesest väga vajalik teenus ja paljud vanemad on väga rahul, et abivahed on olemas.
ja et selline ootamatu samm tuli, see ilma hoiatusteta, väidetavalt need äpi arendajad ei olnud üldse rahul, ettevõtjal on see äri ja tema on pannud aega raha sinna, et see äpp välja töötada. Üks ütles, et meil tuleb 4/5 kogu firma sissetulekust tuleb selle äpi poe kaudu ja nüüd järsku Apple paneb meil selle kinni, et see lõhnab ebaausu konkurentsi järele, sel põhjusel. Jah. On ju, screen time. Ja just. Et Apple tõi nüüd oma tarkvaras hiljuti väga sarnase võimaluse välja. No, sinu ees on praegu iPad, sa kasutad seda oma töö eest, sa endal piiranguid paned peale, aga screen time'i oled sa tutvunud sellega? Ma olen sellega tutvunud väga põgusalt, jah, ma olen tegelikult rohkem tutvunud Google'i sarnase lahendusega, mis on siis, kui ma ei eksi, on see Family Link. Ja kus sa saad tegelikult ka väga hästi seadmeid jagadagi oma pere piires või nii-öelda piirata, et teed oma lapsele sinna konto või kellelegi ja hakkad siis seda täielikult administreerima, mis seal tehakse, palju vaadatakse ja nii edasi. Ja täpselt, ja see on ikkagi päris levinud ja olgu see siis nii tahvel või telefon, et igatpidi töötab nagu väga praktiliselt ja kuna nüüd juhus tundub, et kaks asjalu langevad kokku, et Apple nüüd reklaamib või informeerib inimesed, kasutage meie võimalust ja paneb kinni teiste äppe, siis tundub see kõlvatu konkurents. Aga nüüd üks lehelugeja kirjutas Tim Cookile kirja, kas see jutt vastab tõele, et mida te teete? Ja mis siis juhtus, vastas mitte talle küll Tim Cook saatis selle, pani ilmselt forward, saatis kirja edasi oma kolleegile, Apple'i turundusjuhile, Phil Schillerile, kes siis saatis vastuse sellele reakodanikule, kus ta rääkis, et teate, et te olete natukene pooliku pildisend ajalehest, et oli väga selge põhjus, miks me need kinni panime. Nimelt need hulk äppe kasutasid sellist tehnoloogiat nagu mobile device management, mis tähendab siis eesti keeles nii-öelda kaughaldust. No kontroll kogu seadme üle. Jah, mis on mõeldud ennekõike nagu tööandjale. Tööandja annab ise tööandja telefonid inimestele välja ja selleks, et selle leviks pahavara ja mingid infolekked ei oleks, saab juhtida kõik, mis toimub sellega. Aga mis on nüüd kasutasid need firmad, kes pakkusid vanematele võimalust oma laste telefone ja kasutust piirata, kasutasid sama tehnoloogiat. Ja mis on nüüd seal probleem, väidab Phil Schiller, ja tegelikult ei ole põhjust tema sõnades kahelda. Probleem on selles, et asi ei ole ainult lapse ja vanema vaheline nii-öelda kontroll, vaid see kolmas osapool, kes on siis teenusepakkuja, mingi firma, see sai kõike teada. Tema sai teada, kus laste asukohad on, kõik info, andmed, kommunikatsioon, mis on seda tehnoloogiat kasutades loogiline, kui jutt on ühest ettevõttest ja ettevõtte sisesest asjadest, aga kui nii-öelda küsimus on eraisiku privaatsuses, siis Apple astus nagu sellise tarbijakaitse või andmekaitse ametina ise sinna asjale vahele. Mis on tegelikult õige, sellepärast, et neid samu juhtumeid on olnud päris palju, kus on mingi teenusepakkuja, pakub võimalust näiteks jälgida oma lapse asukohta, aga hoiab andmed nii lohakalt, et lähevad lekkima, näeb seda mõni häkker või halb töötaja, nii et mõnes mõttes, vähemalt see on Ameerika turu kontekst praegu, sest Ameerikas eelkõige need teenused olid kasutusel, sest seal Apple ise astunud sinna rolli, kus ta teeb seda andmekaitse tööd. No siin on nagu kaks poolt, mõnes mõttes võib alati öelda, et ükskõik, kes seda teenust pakub, on see siis Apple või Google, teab neid andmeid nii, aga võib-olla see õigustus ongi selle koha peal, et nemad ikkagi vastutavad nagu üheselt selle firmana või ütleme nii, et nad ei anna seda, ei laena piltlikult seda vastutust teistele edasi, vaid neid saab siis ise otseselt selle eest süüdistada, kui midagi sellist juhtub. Aga muidu on lihtsalt küsimus jääbki, et kes siis lõpuks vastutab, eks ta on sama laadne asi, nagu keegi kirjutab kuskile portaali kurja kommentaari, et kas siis süüdi on see, kes kirjutas või see, kes avaldas. Ja see on väga õige, et sul on alati peab olema neile tarbijana või kodanikuna üks selline partner, keda siis tead, kes on nagu vastutav andmete eest ja lõpuks on ka usalduse küsimus, et kas ma usaldan Google'it, et ta hoiab need andmed hästi või Apple'it või ei. Aga kui seal on vahel tekib need vahemehi rohkem ja me ei tea, kuhu need andmed lähevad, siis on seal väga raske isegi nagu otsustada, et keda ma usaldan. No eks siin võib olla aga mõnes mõttes asi selles, et Apple'i puhul, ütleme, et Apple tuli selle rongi peale, kui ma nüüd ei eksi ikkagi nagu natuke hiljem vähemalt niivõrd paindlike võimalustega, nagu täna pakub Google. Et Google'i Family Link oli juba, ta ei olnud küll Eestis saadaval, aga ta oli ikkagi saadaval juba päris ammu. Eestis on ta ka nüüd saadaval, kas see on juba mingid aastad
aasta või isegi rohkem. Ja väga-väga nüansirikkalt, ütleme, et selles mõttes võib selle keerulise jutu lõpetuseks võib-olla öelda, et kes seda ei kasuta täna ja kellel on Android-telefonid ja kellel juhtumisi on ka perekond, siis ta võiks seda tegelikult täitsa uurida. Et võib-olla, kes ei tea seda, et Family Link on täiesti olemas, väga kihvt asi ja muidugi seal teine küsimus, mis muidugi võib-olla tekib, ongi see, et kas üldse on eetiline nii palju monitoorida ka oma pereliiget, olgu see siis kas või laps. Väga õige küsimus, see on nagu järgmine diskussioon juba, et kas see on vajalik, ja, et alati teame tema geokoordinaate. Aastat 10, 20, 30 või 40 tagasi, millal meie olime siin väikesed, siis oli meil taskus 2-kopikaline, millega sai telefoniautomaadist helistada, kus polnud toru. Kui me õue läksime, olid sellised ajad. Ja täna on nagu aeg, kus täpselt lapsele on sul juba mingid GPS-trackerid on käe peal, küljes, kaelas ja taskus ja siis vanemad iga sekund vaatavad, et kas see üldse on vajalik, on küsimus. Jah, see on juba järgmine küsimus tõesti, aga selles nagu ei ole praegu kahtlust on, et kui kellegi peaks olema õigus, siis on see laps ja lapse vanem on ju. Loomulikult, et kui need andmed lekivad veel kõik võimalike maailma agentuuride kätte, siis võib tekitada küsimusi või tõstatada küsimusi, jah. Räägime korraks ka võib-olla Eesti mobiilturust ja võib-olla jõuame rääkida ühest uuest seadmest, mis enam nii uus ei olegi, aga tuli siis turunumbrid selle kohta, kuidas on selle aasta alguses võiltelefoni üks läinud. See on ikka, need on hullumeelsed numbrid iga kord, kui need uuringud saabuvad. Iga kord ma nagu loen neid ja siis natuke proovin arvutada, üldse aru saada, mis toimub ja ma saan lõpuks aru sellest, et selle ajaga, kui ma mõtlen, mis toimub, ostetakse Eestis mingi 100 000 mobiiltelefone, et see kogus on nii meeletu. Et mobiiliturg on siis taaskord, mis need statistika siis meile ütleb, et märtsikuus müüdi siis 12% rohkem kui aasta tagasi märtsikuus ja see summa on 10,6 miljonit eurot. Kus on kuu ajaga, see tähendab, et 3 päevaga on see 1 miljon eurot. See tähendab, et 300 000 euro eest iga päev ostetakse Eestis mobiiltelefone. Sa arvestad nädalavahetused ka sisse praegu? No jah, kõik päevad. Sisse, see on ikkagi, see on täiesti crazy. Öösel ei osteta päeval, iga tund läheb ikka 1000 eurot. Küsida, millal keegi, keda sa tunned, kedagi tunned, ostis omal uue mobiiltelefoni, tõenäoliselt inimesed isegi ütlevad, et nad ei ostnud salaja, on ostnud. Ja, täpselt, sest see läheks nagu massiivseks. See on massiivne ja muidugi on näha ka, et see keskmine hind ei ole üldse mitte väike, et ma loen siin, et see on tõusnud aastaga 40 eurot, mis on ikkagi väga palju, kui sa vaatad nagu telefoni enda maksumus, siis on see umbes 10%, et täna on see siis 421 eurot. Keskmine hind mobiiltelefoni. Ma mäletan, kui see oli kuskil 200 tagumises otsas, oli veel mõni aeg tagasi. Aga nüüd, nagu sa ütlesid just, siis aasta tagusega võrreldes on 40 eurot tõusnud, aasta tagasi oli seal 380 juures ja kerib ülespoole. Ja mulle tundub, et see põhjus on väga selgelt teada, miks ta üles läheb, kuna see, ütleme siis see hinnaskaala, kui sa lähed ühte poodi, vaatad praegu telefone, on sealt kallimast otsast veninud kõvasti ülespoole. Et see sikutab. Mis need on kõige hullemad ikkagi need suured iPhone'id? No jah, need on üle 1000 täna, eks ole, või seal kandis. iPhone'id üle 1000 on ju, see on aga absurdselt palju, siis on Note 1000 ringis, Huawei kallima mudelid on ka, nii et 4-kohaline summa telefonide eest on praegu ei ole enam mingisugune nagu röögatu erand, vaid täitsa levinud juba. Ja samas ei tasu ikkagi unustada, et olemas on ka väga palju väga häid telefone, mis on ju iseenesest selliste tipptelefonidega võib-olla samal pulgal või ka sellised vanemad tippmudelid, mis ei maksa üldse enam nii palju. Et need on tegelikult, sa saad täna 300-400 euro eest ju väga hea telefoni. Täpselt paralleelne trend on ju ka. Aga see ei ole üldse võtnud nagu hoogu vähemaks sellelt keskmise hinna tõusu. Kummalisel kombel, jah. Et järelikult ikkagi need tippmudelid lähevad eestlastel ka väga hästi kaubaks. No siin võib muidugi kahtlustada ikkagi seda, et telefonifirmad pakuvad neid ju väga palju liitumistega. Ja ilmselt neid inimesi, kes ikkagi ostavad omale 1400 eurosid telefone nagu kohe välja. Neid ei ole tõenäoliselt palju, et seda statistikat võiks ka ju... Seda nad ei avalda, seda operaatorid ei avalda, aga ma kahtlustan, et keegi ei tee väga seda 4-kohalist väljaminekut korraga, on ju, sest müüksegi järelmaksuga. Ja kas sul on järelmaks 28 eurot kuus või 33 või olgu, teeme 40 eurot kuus. Ütleme, et kui ikkagi vaadata siin lõpetuseks ka seda nimekirja, mis telefoni siis ostetakse, et tegelikult ega top 10 nüüd ikkagi sellist
viimase põlvkonna tippmudelit ei ole, küll ma näen siin on näiteks 7. põlvkonna Huawei P20 Pro, esimene on siin Galaxy J4, A7, P20 Lite, Nokia 3.1, et need kõik ikkagi oma olemuselt on sellised keskklassi telefonid, mis siin alguses on ja no Galaxy S10, S10 Plus on muide tõesti ne valetasin, need on 5.–6. kohal. Nii et need on ju täiesti tippude tipp, eks ole. Ja tõepoolest, ma vaatan, siin on siis uuring from BRC on kandnud just mitte ainult Elisa, vaid kogu Eesti turu kohta ülevaate ja noh, mis ma siin nüüd puusalt öeldes kallimad telefonid on ikkagi 4. kohal on S10 Plus 128 gigabaiti, mis on väga kallis selle aasta mudel ja ka muid nagu sellised ei olegi. No jah, iPhone 7 on ikkagi juba vana ja seda ei saa nagu jah, sinna liigitada. Nii on, aga me läheme seda väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja no, asume nüüd kohe asja juurde. Glen tuli siia stuudiosse ühe mürakaga. Me räägime kaameratest, ühest konkreetsest kaamerast ja tundub, et tänapäeva maailmas ei ole enam sellised fotokaamerad eriti nagu moes, kus on fikseeritud objektiiv ja sensor kokku. Noh, võibolla profidel on digipeegelkaamerad, kus saad objektiivi vahetada, meil taskus on mobiilikaamerad, aga selline, noh, aga on ta hübriid, mis ta ametlik liigitus on tal? Jah, no seda, noh, eks ta oma olemuselt on selline kompaktkaamera siis nagu vanasti oli kas seebikarp tegelikult, need mis mahtusid siis natuke rohkem taskusse. Aga see, võin öelda kuule, et see on täiesti eksitav kompakt, viitab nagu väiksele, seebikarp viitab nagu väiksele, väga vale. No tegelikult see kategooria on superzoom. Superzoom, õige. On see kategooria. Ma ütlen kohe sissejuhatuseks ära, tegu on Nikon Coolpix P1000 kaameraga, mis on siis maailma kõige suurema zoomiga kaamera. Jah. No Nikon on seda võidujooksu jookseb tegelikult üksi, sest et aastal 2015 tegi ta juba maailma kõige pikema zoomiga kaamera, see oli siis Nikon Coolpix P900, mis oli 83-kordse zoomiga. Nüüd on läinud mööda 4 aastat ja teised firmad nagu on vaadanud, et lasta seal tormub, et nemad ei. Üks hull jookseb vees. Ja Nikon on siis vajutas nüüd pedaali veelgi kõvemini põhja ja tegi siis P1000, mille zoom on siis nüüd 125-kordne ja see siis millimeetrites rääkides, kellele siis fotohuvilisele ütleb võib-olla midagi, on see pikem osa siis või ots on 3000 millimeetrit. Nii et see tähendab, et kui teil oleks juhtumisi täiskaader sensoriga kaamera, siis tuleks sinna ette panna 3-meetrise fookuskaugusega objektiiv. Noh, kui pikk see on täpselt 3 meetrit. See on ikka bazooka, see on tohutu pikk. Ja muidugi need superzoomid ongi ju saanud alguse just nimelt sellest, et sensor on siin väike. Et see on tegelikult see võtmesõna selle kaamera tüübi kohta, sest kui siin olekski sama suur sensor nagu oli filmikaader, siis peaks siin olema 3-meetrine objektiiv. Aga kuna see on väike sensor, mis see nii-öelda reaalne siis see on ikkagi väiksem, aga see ei ole ka muidugi, teab mis väike, see on tegelikult 539 millimeetrit. Nii et umbes siis 6 korda väiksem, sest sensor on siis oma pindalalt umbes 6 korda väiksem. Siin on tegelikult siis sama suur sensor nagu tavalises mobiiltelefonis täna, no võib-olla natuke suurem, et see on 1 jagada 2,3 tolliga, et on enamik mobiile seal, selles vahemikus on, ütleme niimoodi. Nii et tegelikult pildi kvaliteedilt tõepoolest sensori koha pealt ei ole siin nagu eriti palju rääkida, aga rääkida ongi sellest objektiivist, mis siin ees on, siis on siis 24 millimeetrist 3000 millimeetrini on siis see fookuskaugus. Sellel eelmisel Nikonil oli siis kuni 2000 millimeetrini, nii et 1 meetri on nad siit juurde siis sinna lõppu venitanud ja muidugi tegelikult saab seda zoomi ju veelgi pikendada niinimetatud siis siukse pool digisuumiga, mis on ka natuke siuke tark, et nii et põhimõtteliselt ligi 6 meetriseks on ta siis ikkagi võimalik tõmmata veel ka digisuumi kasutusi. Muidugi sa võid ka kroppida sensori pealt, nii et neid videoid on siin päris liikvel ka üksjagu, millega selle kaameraga siis pilditakse kuud. Ja siin on ka eraldi, mis muidugi on alguses naljakas, aga tegelikult üldse mitte, arvestades selle kaamera olemust, on siin siis eraldi režiimi kettakese peal mitte siis nagu ainult portreerežiim, nagu tavaliselt on, vaid on ka kuurežiim. Ehk spetsiaalne pildistamisrežiim kuu jaoks. Loogiline, sest
kui sellise röögatu pilli võtad kätte, siis mõtled, kaugem asi, mis me siin oma silmale paistab, on kuu. Ja siis kuu režiimis saad sa siis valida seal tegelikult, ega seal midagi väga ei ole, sa saad värvi valida, et kui kuu on ebasobivat värvi sulle, siis on sul võimalik kohe nagu kuu värvi muuta ja siis nagu eelseadistada seda suurendust või suumi pikkust ja siis on seal selline timer, paned kaamera statiivi otsa soovitavalt ja siis vajutad nuppu ja siis ta automaatselt teeb kuust pildi ja siin ka teine selline automaatne režiim, mida ka enamik kaameradel ei tohiks olla, on siis linnu pildistamise režiim, kus sa saad siis ka seadistada nagu parameetrid ära vastavalt sellele, kuidas sulle meeldib linde pildistada, sest ilmselgelt ka linnud ei lenda sul meetri kaugusele, vaid natuke kaugemale. Aga mida see tegelikult võib-olla veel nagu tähendab, et kuuks, eks ole, et kuu on kaugel ja tore on, kui sa näed kuu peal kraatrit, aga võib-olla mingi ettekujutuse selle kaamera suurendusest annab see, et kui sa näiteks seisad kellestki 100 meetri kaugusele umbes ja teed pildi, siis saad ilusa portreefoto. 100 meetri kauguselt saab portree. Ja siis on nagu inimese, ütleme, ülakeha kaadris nägu või selline ilus portree, see on siis võib-olla isegi natuke rohkem, et umbes kilomeetri kauguselt kaader on umbes 15 meetrit, 100 meetri pealt on siis 1,5 meetrit kogu see kaadri nagu täituvus. Et see vaatenurk on siis niivõrd kitsas, mis käes tähendab muidugi, et käes see peab ikka väga rahulik käsi olema, aga siin on ka väga hea stabikas, ma pean küll ütlema kiituseks. Muidu ei saa ju sellise nii pikka toru hoida paigal, aga ma korra kirjeldan raadiokuulajale seda, et milline see asi välja näeb. Just. Ta näeb normaalasendis välja nagu tohutu, ikkagi ütleme, mis see on siis? Kuidas mõtled, on nagu suurendusklaasi alla pandud digipeegel või selline, ta kaalub 1,5 kilo, natuke vähem. Ma ütleksin, selle laia kohvi termose tüüpi objektiiv on tal muidu küljes ja siis, kui siis panna siis lõppu välja sinna maksimaalse suuremuse peale, siis ta läheb veel 2 korda suuremaks, nii et tõesti kompaktkaamera on selle kohta naljakas öelda, aga super zoom on tohutu suur toru. Ja muidugi on kummaline ka teda käes hoides zoomida, sest et kui see toru sealt välja jookseb, siis see objektiiv või kaamera tahab selgelt kukkuda ninali, sest et see raskuspunkt muutub nii palju. Et lihtsalt optika kaalub ja... Aga see naljaks, selle statiivi kinnitus on ju täiesti vales otsas. See on seal taga, ma just ka vaatasin seda, et tegelikult võiks see olla ju kaamera keskel, sest statiivi keere on tõesti selle taga kere servas, see võib olla väga kõva keere, sest et kõik see raskus väänab seda keeret seal, mis seal taga on, see on muidugi metallist. Aga... Eriti ka naljakas on veel ka või selline, kõige muljetavaldama muidugi see, et tal ikkagi on ju lainurk olemas, et 24 mm, ja on ikka. 24 mm on see siis levinud formaadis, ehk siis reaalne fookuskaugus 4,3 mm, korralikult lainurkpildid saab teha. Jaa, kindlasti. Ja kus siis hakkad sellest lainurkpildist, olgu see maastükku või linnapilt, hakkad ühte detaili välja noppima või sinna sisse sõitma ja sõidad ja saad siis kätte inimese näo. Siin võibki muidugi ka küsida, et kellele või milleks seda kaamerat võiks üldse vaja olla, aga lähenemisi on tegelikult 2. Üks lähenemine on see, et kui jabur see on loomulikult. Sa võtad selle taskust välja, mis taskust, kotist välja, tasku väga suurema kuskil kohvikus ja kui sa selle kaameriga hakkad ringi vehkima, siis vaieldamatult on see, kõigil on tore vaadata ja sul endal on ka veel uhke tunne, et see on nagu üks asi. Aga teine pool on see, et kui sa tõesti tahad sellise fookuskauguste vahemikega kaamerasüsteemi ja ütleme, et sa tahad seda näiteks täiskaader kaamera baasil ehitada või koostada, siis et võtame kere, võtame objektiiv, mis katavad selle fookuskauguste vahemikku, siis kokkuvõttes läheb sul raha, ma julgeks öelda mitte 10, aga isegi siin 50 või ma ei tea mitu korda rohkem. Et kui sa hakkad nagu, ma huvi pärast väikest arvutust proovisin teha, ma jõudsin umbes seal 30-40 000 euroni. Mis selle P1000 hind on? Selle hind on natuke üle 1000 euro. P1000 eurot. Ja kui sa hakkad seda peegelkaamera baasil tegema, saad sa kohe lupsti 340 000, kui sa võtaksid samasugused objektiivid ja need ei lähe ka siis 3000 mm. Kõige pikem täiskaaderkaamera objektiiv ikkagi, mida surelik nagu osta saab, on kusagil seal 1,5 mm, isegi natuke vähem. Et sa võid sinna mingi konvertereid veel proovida vahele panna või ühesõnaga, tegelikult sa ei saa sellist vahemikku üldse kätte. Nii et kes tahab... Väga täitsa sul hea argument, et tegelikult ei olegi sellise hinnaga ja üldse võib-olla ei ole sellist võrdlust. Et sa võid küll mõelda, et see on ju kallis, aga tegelikult selliste parameetrite eest, kui sind huvitab see pikk teleobjektiiv selle ees, siis ta ei ole üldse väga kallis. Väga huvitav film selles mõttes, mis alguses on naljakas, aga hakkad kuulama, ei ole ka naljakas, aga meil räägime korraks paari minutiga kõrval ühest telefonist, mida me paar korda siin saates oleme maininud, aga foto poole pealt sul on laual P30 Pro, see Huawei selle aasta telefon. Ja mis on siis ka maailma kõige pikema optilise zoomiga telefon. Või ütleme siis optilise suurendusega teleobjektiiviga, eks ole.
et nii ta on. Ja selles on nüüd see trikk on ju tehtud, kus on mobiiltelefoni taha sa ei saa panna toru. Jah, see toru on siin keeratud siis viltu. Toru on viltu ja see on peegel. Mis ei ole muidugi, see viltu keeratud toru on olnud ka kompaktkaamerates siin ajad tagasi. Mulle meenub üks Olympuse mingisugune sükene ilmast juuginda taskukaamera, mis oli ka nii õhuke. Ja seal oli ka vist 5 korda, mis iganes suum, ja see oli viltu. Nii et ega iseenesest see nüüd mõte ei ole nüüd Huawei tõmmanud seda päris oma peast nii välja, see on kasutatud veel, aga nad on pannud selle siis telefoni sisse. Ja vale on ka võib-olla öelda, et see on zoom objektiiv, et tegelikult Huawei telefonis on ikkagi 3 erineva fookuskaugusega objektiivi lihtsalt. Fikseeritud. Nad on kõik fikseeritud objektiivid, et need ei ole nüüd üks klaas sõidab seal, aga loomulikult see telefoni AI siis kombineerib need kokku ja muidugi, ega tegelikult ikkagi see B30 Pro on ka oma selle teleobjektiivi koha pealt tegelikult väga muljetavaldav aparaat, et see digizoom on siin kuni 50-kordne võrreldes siis oma sellelt tavakaamera nurgalt ehk et 24 millimeetrit siis ligi mis iganes peaaegu ka seal 1000 kandis, aga siis on muidugi see pilt ikkagi selline hägune. Et ta ei ole päris see, aga 10-kordne zoom või 10-kordne suurendus 24 millimeetrist, nii et ütleme seal kuskil mis see siis teeb meil 300-200 millimeetri kanti on väga-väga kena. Nii et jah, varsti ikkagi, kuidas nüüd öelda kokkuvõtteks, et tegelikult kui sa ei taha just pildistada kuud ja linde, siis ilmselgelt on mõistlikum telefon taskusse. Ja naljakas, meil on nüüd laual maailma kõige parema optilise zoomiga mobiiltelefoni ja maailma kõige suurema optilise zoomiga siis kaamera. Sama kaamera võib-olla, kompaktkaamera kindlasti. Ei, igal juhul on see. Ilmselt üldse digikaamera. Ja, absoluutselt, siin ei ole kahtlust. Ja mõlemad tegelikult ju sama hinnasjärgus umbes, et 1000 euroga saab katta. Telefonid natuke odavama, jah, nii ta on. Väga huvitav ülevaade, aga meie lähme seda väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi ja saame jätkata kohe väikse täiendustega eelmisesse teemasse, mida tahtsime lisada on see, et kui aus olla faktide vastu, siis telefon tegelikult ei ole mitte 1000, vaid 900 eurot. Ja lisaks või öelda seda, et kes tahab lähemalt kuulda nendest superzoomide hulludest omadustest, siis Glen kirjutustest pikemalt Maikuu digis tegime võrdluse, jah, võtsime 6 superzoomi, mis siis on kõik kompaktkaamerad, suhteliselt pika zoomiga, mõned mahuvad taskusse, mõned ei mahu ja panime kõrvuti, vaatasime, kas neid tasub üldse täna osta. No, sealt saab ülevaate, aga meil on üks asi veel, millest jõuame täna rääkida ja see tegelikult ei ole nüüd päevapealt uus seade maailmas või Eestis, aga uuenduslik ja juba vähe levinud ja vähe tuntud kindlasti. See on peakomplekt, virtuaalreaalsuse peakomplekt, mille nimi on siis HTC Vive Focus. Jaa. Ja kes teab natuke sedast maailmast, ta teab HTC Vive'i kindlasti, mis oli ikkagi üks esimestest ja üks päris headest virtuaalreaalsuse peakomplektidest võrreldes siin Sony ja Oculusega. Ütleme niimoodi, et kõik need senised tegelikult ikkagi on olnud nagu selgelt sellise arvutimänguri ja fänni nagu suunal. Ehk et tõenäoliselt selline, me ei saa rääkida, et peakomplekte ostetakse mobiiltelefonidega samas suurusjärgus, et nagu tavaline inimene tegelikult käib nendest suhteliselt mööda. Need olid nagu arvutilt, nõudsid graafikakaarti, Vive'il olid veel sellised eraldi mingid majakad kuskil nimetati. Vive'i eripära on see, et see on toanurkadesse on ju paned need asjad, mis siis jälgivad, kus sa toas liigud, annab uue mõõtme. Siis ta nagu ka sinu liikumist virtuaalmaailma nagu loob või toob üle. Sest et muidu ütleme kõik need sellised Google Cardboardi stiilis, sest täna palju iga Hiina firma endast lugupidav müüb sulle virtuaalreaalsuskomplekti, kuhu siis käib telefon. Ja sisuliselt tõmbad endale telefoni silmad ette. Ja kõigil neil on siis nagu 3, nagu kuidas ma ütlen, nurgapõhine, sa võid vaadata üles alla, vasakule, paremale, aga sellega sinu nagu liikumisvabadus põhimõtteliselt piirdub. 2 telge siis põhimõtteliselt saad keerata ennast. Jah, või ütleme, nagu nimetatakse nagu 3 ruumi nagu nurka, eks ole. Aga mis on selle Vive'i siis HTC Vive Focus, mis tegelikult tuli eelmine aasta välja? Eelmine aasta lõpus, jah, aga ega ta Euroopasse jõudis ka suhteliselt hiljuti, ta ei ole nüüd mingisugune ammu, et Hiinas oli ta varem ja siis oli üldse jutud, et kas ta üldse tuleb, aga HTC ikkagi nüüd on ta toonud siia. Ja siia toob ta kännukas, ütleme ära, me unustatakse, et ta on tegelikult täitsa nagu leti toode, et ta ei ole nüüd toodud kuskilt leti alt siia, jah. Miks see on äge? Glen ütles mulle, et räägime sellest ja ma küsisin, miks, ütles pane pähe ja ma panin. Ja mis on Vive Focus eripära nüüd see, et tal ei ole juhtmeid küljes. Ta on nagu nii-öelda juhtme vaba seade, aga ta suudab jälgida seda,
ma mitte ainult ei vaata ruumis ringi, vaid ka kõnnin ja siis kõnnin ka virtuaalses ruumis. Et tegelikult mul pole vaja ühtegi majakat panna tuppa ega midagi muud teha. Ja, et see annab tegelikult selle vabaduse, mis võib-olla nagu jutus ja paberil ei tundu väga suur, aga päriselt see on väga suur. See annab sulle selle võimalus, sa võid kükitada, sa võid vaadata asju alt üles, ülevalt alla, sa võid ronida virtuaalse laua alla piltlikult öeldes. Ja tegelikult see maailm on piiramatu, võib öelda ilma liialdamata, et sa võid minna sellega tänavale ja hakatagi kõndima. Ja nüüd ongi see, et ta on nii nii-öelda funktsionaalne, et see tegelikult tekitab probleeme, et mul on maailmas füüsilised piirangud ees on. Kõnnin vastu toa seina, tänaval ärme räägigi see, kuhu ma astun ja see annab mulle virtuaalselt niisuguse liikumisruumi, et ainult füüsilised piirid. Füüsilised piirid tulevad ette, tõesti sa peaks ilmselt siis, kui sa tahad joosta, siis sa peaks piltlikult minema selle, mis on see treadmill või see jooksulint, selle peale jooksma, et sa saaks nagu edasi. Sest et jalgu sa pead liigutama selleks, et edasi saada ja kui sul tuleb toa sein ette, siis see lihtsalt ei saa. Et siin enamik nendest äppidest täna toetavad, paljud, mis toetavad seda 6D OF, see on siis nagu seda vabadustelg, seda öeldakse 6-dimensionaalne trackimine, et need ikkagi ei eelda seda, et sa peaksid jooksma 10 meetreid. Küll aga siin on niisugused demosid ka juba, kas või paned omale näiteks auto seisma kuskile teeserva ja siis sa võid minna seda autot uudistama külje pealt, alt pealt, sa pead käima seal ümber ringi. Mis muide ei ole üldse nii-öelda meelelahutus või mängufunktsionaalsus, vaid teed seda 3D disaineritele. Absoluutselt, sa teed mingi asja valmis ja palun mine uuri seda igalt poolt, mida sa ennem ei saanud ju mitte kuidagi teha. Aga Glenn, kui talle, ma saan ta nüüd siin toas pähe panna, siin pole ühtegi majakat, mis sellele seadmane ütleks, kus ta asub, kuidas see peakomplekt aru saab, et kus ma siin ruumis olen? No väga lihtsalt, eks, täpselt nagu inimene, kellel on 2 silma, on siis seal ees ka 2 silma ja 2 kaamerat, mis vaatavad lihtsalt seda ruumi, et sa ei saa seda teha kottpimedas. Nii et tegelikult vaja on valgust, sest kaameratel on vaja valgust ja ta saab väga lihtsalt nende kaameratega aru, mida ta näeb. Ja peab ka ütlema, et ta seda virtuaalsesse maailma teisendab, seda liikumist nagu ülihästi küll, et kui me võime norida selle resolutsiooni üle, mida sa sealt näed, et siin on tegelikult täna 3K ekraan, see päriselt tähendab, et kumbki silm näeb seal mingi 1500 korda umbes sama palju piksleid, aga kuna see vaateväli on ikkagi, kuidas ma ütlen, ta on suurem kui sinu telekas kodus, eks ole, see tähendab seda, et ikkagi 110 kraadi on vaateväli, et see pilt ei ole selline nõelterav. Et pildis võib-olla ikkagi sa näed seda pikslit, ta ei ole päris mingi 4K pilt sinu teleri suhtes, nii et seal on nagu kindlasti arenguruumi, aga kus juba tundub, et areng on juba jõudnud küll väga kaugele, on siis see kiirus, millega see peakomplekt sinu liikumist sulle arvestab. Ehk et kui sa vaatad ringi, vehid peaga, siis kui mingi asi on virtuaalselt paigal, on see nagu päriselt sinu jaoks paigal, aga tegelikult seal käib ju hirmus matemaatiline möll, eks ole, et protsessor arvutab kogu aeg seda pilti sinu pea oleks suunda ja kuvab seda sulle siis ruumilisena, et see toetab tõesti ülihästi. Ja mis selle komplekti puhul on ka võib-olla asi, mis muudab kuidagi nagu sellist mängukonsoolinduse või üldse sellise personaalse meelelahutuse, kuidas ma ütlen, sellist põhimõtet, et kus seni oli see just nagu telekas või sa võtsid kaasa mingisuguse pisikse mängukonsooli või mängisid mobiiliekraanitava mängu. Aga nüüd ma panen selle kotti ja mul on just kaasas terve maailm. Ma panen selle pähe, ükskõik kus, ma võin minna kas või istuda hotellis, eks ole, foajeesse ja hakata seal sellega möllama vaikselt ja ma ei sega kedagi. Ja minu jaoks nagu ma olen mujal. Ehk ta nagu muudab kuidagi seda meelelahutuse dimensiooni, mida sa saad kaasa võtta nii metsikult. Seda küll, kui mõelda kas või Sonyl on ju see peakomplekt väga populaarne, kas sa ei võta seda kunagi kaasa? Kunagi, seal on hunnik juhtmeid küljes, samamoodi nagu oli siin Vive, eks ole, ka varem. Ja tegelikult Oculus täna on ka toomas välja Oculus Questi nimelist asja. Oculus Quest on nüüd tulemas kevad. Millel on ka 6 seda ruumi või seda vabadussuunda trackimisel, millel on seal kaameraid isegi rohkem veel, kõik areneb. Ja Oculusel on ka olemas Go, aga Go ei toeta siis seda liikumist. Jaa, et ma tegin väikse kiire turu ülevaate, et kui see sama Vive Focus, millest räägime, juhtme vaba, toetab su liikumist, on siis Eestist, see sama kännukas müüb 750 euroga, Oculus Go ilma juhtmeteta, aga mis ei toeta seda, et sa saad ringi liikuda, tuli nüüd siis nende enda veebipoes on müügil 220. Hoopis nagu soodsam hinnaga. Väga palju soodsam, aga sa kaotad selle, et sa ei saa ringi kõndida. Et see Oculus Quest ka ekraani resolutsioon on natukene väiksem ja üks asi, mis ma kohe täiendaksin, et siin sa saad silmavahe suurust reguleerida. Aga kui ma nüüd õigesti praegu ei eksi fakti, siis Oculus Go'l on see fikseeritud keskmisele, et see on üks väga oluline asi, et inimestel on silmad tavaliselt erinevas
erinevas nagu mõõdus. Jaa, aga noh, selles mõttes on praegu täitsa loogiline, et see Vive Focus on kallima hinnaga. Nüüd see Oculus Quest lubab teha samasuguseid asju ja lööb hinnaga, et $400 hind on välja kuulutatud USA-s, seda veel ei ole. Samal ajal HTC ise ka on oma Vive Focus'ist teinud pluss versiooni, mis siis peaks nende sõnul olema mõeldud eelkõige ärikasutajatele. Jah, no tegelikult mida Focusel täna ei ole, tal ei ole komplektis 2 pulti, et pult on tal tegelikult 1. See pult on siis nagu ta ei ole, kuidas ma ütlen, pult ka neid nurkasid tunnetab, aga pult oma absoluutset positsiooni ruumis ei tunneta. Nii et tegelikult sa saad mängida igasuguseid mänge, vajutada siin puldi peal nuppe, trackpad, aga täna Focusel ei ole siis komplektis nagu 2 kätt piltlikult, et Vive'il ja teistel sellistel arvuti peakomplektidel olid neid kontrollereid nagu alati 2, et sa saad nagu asju võtta, piltlikult panna ja manipuleerida. Et siis nüüd Focus Plussil tuleb ka neid pilte 2 ja tegelikult on ka lisana võimalik siia külge panna mingi moodul ja ka nagu 2 pulti ja siin ka räägitakse juba tarkvara uuendusest, mis võiks sinu päris käed muuta sul nagu ta näeb ju kaameratega sinu käsi. Et kui need käed on tal vaateväljas, siis ta saab aru, et virtuaalmaailmas on need ka sinu käed. See on vägev. Igades on see Vive Focus siis, ütleme, Kristar Focus. Jah, mitte lihtsalt Vive Focus, eks ole. On kindlasti ikkagi annab mingi uue... Absoluutselt. Mina olin enne Cardboard ja neid proovinud mobiiltelefonidega. See on täiesti muu teema ja muidugi võib ka öelda, et kes tahab rohkem näha, et me tegime sellest tehnikatv.es saate, mis peaks, kui ma ei eksi, üle homme või kolmapäeval, võib vaadata tehnikatv.ee, paneme selle pähe ja proovime natuke sellega ringi käia ja veel siis oma muljeid sellest rääkida, et aga muidu tasub seda minna ise täitsa proovida, minna kännukasse panna pähe ja. No nii, aga saate järgi proovida ja saite kuulata meie saadet, oleme tagasi eetris järgmisel nädalal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.